alustasime siis oma tänast teist matkapäeva. See peaks olema kõige lihtsam rada, ehk siis sinine rada. Raja nimi on Russinova Polana. 7,5 kilomeetrit. Me võtame ühe lisaraja ka, mille nime mul praegu meeles pole. Ma pärast ütlen, mis see on. Igatahes sealt pidid olema kõige ilusamad vaated Tatramägedel. Aga ütleme praegu väga nunnu, metsaalune, väga lihtne tee. Ehk saame hakkama. Ma näitan. Täitsa ilus. Siin võib küll karusid kohata, ma arvan. Mida ütled? See meenutab Rootsi metsa. Kui ma metsa langetasin Rootsis, siis olid sama kivine ja sama mägine. Triinu, mis sulle meenutab? Niisugune nagu parkmets. Mulle meenutab nagu mingi mets. Noh? Nagu mingi mets on? Muinasjutumist metsa. Okei. Noh, teil läheb nüüd natukene põnevamaks. Ikkagi tuleb seda Pärnu muuli ka siia vahele. Me tulime siia bussiga. Bussipilet maksis 15 kohalikku raha näkku. Ehk siis nii lapsed kui suured. Bussisõit oli natukene kehvakene. See on nii käänuline tee oli. Aimaril on süda täitsa paha. Ma pidasin vastu. Ma mõtlesin küll, et mul läheb krautsut, aga Helenki. Triinu on vapper. Vapper oled? Vaata, kas ilusad vaated tulevad. Kui näed inimesi seal kaugel. Mis ma näen? Kus ta on, aga on seal vaata kaugel. Jaa. Lähevad jah see. Üllatus ootab meid ees meid ja kus me jõuame lõpuks. Vaatame varsti. Nunnu. Kus need lähevad nüüd seal? Mustikad. See on nagu Triinuse muinasjutu raamat. Tee kõrval mustikavarred. Mulle tundub, et need mäkketõusud on ikka karmid. Ükstast kõik. Kui suur see tõus on, mina ikka ähin. Mul on ikka see ähkimine sees. Kui see on kõige lihtsam rada, siis ma ei tea, millised need tavalised rajad on siis. Kuskil on veevulin. Vaatame, kas me näeme. Oota, ise. Vaatame. Päris ilus. Vaatame, kas me saame siia. Noh, külma vett näole läheb paremaks. Särk märjaks. Praegu on ikkagi 30 kraadi sooja siin. Jääkülm vesi. Kui mõnus vesi.
täiesti jääkülm. Eile jõime seda vett, see oli, mulle tundus küll vähemalt, et puhtam kui kraanivesi. Väga hea maitsega.